Tere hommikust! Read sujuvalt täienevad ja mul paluti sellest, mis toimub saali tagaservas, ennast mitte segada lasta. Meil on avatud ruum, kõik on teretulnud kogu sessiooni vältel. Alustame siis sessiooniga tõenduspõhisus arsti-patsiendi dialoogis. Igaks juhuks ütlen kohe ära, et sõna arst on kasutusel lühiduse mõttes. Tegelikult ma pean silmas kõiki tervishoiutöötajaid ja neid tervisevaldkonna spetsialiste, kes tervishoiutöötajate loetellu ei mahu, aga tegelikult koos patsiendiga ja patsiendi eest ka vahel otsuseid vastu võtavad. Nii et lühiduse pärast üksnes arstid. Mina olen Kaja-Triin Laisaar ja esindan siin seda asutust, kes selle sessiooni korraldas. Nimelt meditsiiniteaduste valdkonnas, vana nimega arstiteaduskonnas on 6 instituuti, üks neist siis peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut. Ja selles instituudis olen ma teadur, täpsemalt epidemioloogia teadur, juhtiv metoodik, kui asi puudutab uuringukavandeid, ravi ja muid juhendeid ja administratiivsetes ülesannetes ka mõnda aega siis instituudi juhataja. Meeskond on meil täna esinejate meeskond on nii instituudist kui ka abijõud väljaspoolt, aga sellest juba kohe hetke pärast täpsemalt. Kui nüüd mõelda, kes me siin oleme, siis meil on ju hea haridus ja kogemust tuleb ka iga päevaga üha juurde. Me ju teame, kuidas asjad on. Samas, kas ikka teame või arvame, et teame? Paar päeva tagasi tegin ma Google'i otsingu. Noormees vasakpoolsel pildil oli üks esimesi fotosid ja ta tuli välja otsingu sõnade peale mina ja mu uus linnaauto. Instagrami fotod. Ja parempoolsel pildil noor mees tuli välja otsinguga mina ja mu uus linnaratas. Nad on mõlemad täiskasvanud mehed, nad mõlemad liiklevad linnas ja võiks arvata, et nad tunnevad seda linna ja näevad seda liiklust ühtmoodi. Samas ma päris kindel selles ei ole ja tuginen tegelikult enda kogemusele nii autode, rataste kui muude nähtuste ja asjade näitel. Tõenäoliselt mees, kes on leidnud oma unistuste linnamaasturi, märkab liikluses eelkõige endasuguseid. Või võib-olla just vastupidi jalgrattureid, kes tema sõiduhoogu vähendavad. Ja mees jalgrattal tõenäoliselt satub ka teistsugustesse olukordadesse, võib-olla peab vahel maasturi eest eemale hoidma, võib-olla märkab teisi endasuguseid, kes samamoodi uue vahva ratta on soetanud. Mida ma tahan öelda on see, et tõenäoliselt nad märkavad erinevaid asju, nende huvid on erinevad. Ja kui siin on tegu täiskasvanutega, siis need inimesed, kelle eest täiskasvanud otsuseid teevad, ütleme, et siin on 2 peret, vasakpoolsel pildil perekond, kes on otsustanud oma sõiduvahendiks võtta auto. Ja nende laps ja lemmikloom, te näete, milline on nende vaateväli ja mida nemad enda ümber linnaliikluses märkavad. Ja parempoolsel pildil olev väike tüdruk, tema pere on otsustanud liikuda ratastega ja ka lemmikloomadel on hoopis teine vaatenurk ümbritsevale maailmale. Püüan öelda seda, et ajal, kui infot on väga palju, see tuleb väga erinevatest allikatest ja väga kiiresti meieni, siis selleks, et mõistlikult nina selles infotulvas vee peal hoida, tuleb tõenäoliselt vaadata suurt pilti, vaadata läbi väga palju infot ja sellest enda jaoks siis see oluline välja noppida ja veenduda selle välja nopitu kvaliteedis. Mida ma tahan siis öelda, et info, mida me kasutame, võiks olla tõenduspõhine. Tänane sessioon on üles ehitatud niimoodi,
Me esineme kõik paari kaupa, 3 ettekannet paari kaupa. Esimeses osas räägib minu kolleeg Urmeli ja räägin mina. Meie oleme need nii-öelda teoreetikud, metoodikud ja meie igapäevatöö on tõendusmaterjaliga. See üles leida, ennast sellest läbi närida ja selle väärtusest, kvaliteedist siis meie jaoks aru saada. Nii et see on siis meie vaatenurk tõendusega tegelemisele tervishoius. Järgmine ettekanne, kuigi mõlemad esinejad on seotud ka Tartu Ülikooliga, siis siin nad on eelkõige perearstidena, praktikutena, kes räägivad arsti vaatenurgast. Kuidas nad suhtuvad, kuidas nad saavad hakkama selle tõendusega, mis nii-öelda nende lauale tuuakse, olgu siis tervishoiusüsteemi poolt või patsientide poolt. Meie ettekandes on ka vaheaeg, see ei olnud meie suur südamesoov, aga inimesed tahavad suhelda, ringi vaadata, väike kohv kulub ära, kes väga täpselt jõudsid. Ja sellepärast see paus on siin vahel, aga ma väga julgustan kella 11:20 tagasi tulema, sest me püüame teie ette tuua veel ühe vaatenurga. Ja kui me mõtlesime sellele patsientide vaatenurgale, et kust patsient oma info saab ja millise infotulvaga tema peab hakkama saama, siis siia on kutsutud 2 esinejat Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudist, tegelikult nagu meedia- ja kommunikatsiooniuurijad. See tähendab seda, et nemad täpsemalt on uurinud seda, kuidas info meedias ja eriti sotsiaalmeedias liigub ja mida sellega peale hakata, sealhulgas ka arstina. Ja asi jõuab ka soovitusteni välja. Ja arutelu osa on, me tuleme kõik lavale ja see ei ole mõeldud nii, et meie ütleme teile, kuidas nüüd edasi elada, vaid on teretulnud kõik võimalikud küsimused, ka kriitilised, konstruktiivselt kriitilised, nii et väga tore, kui nii-öelda tulistate täiega, et see on üks platvorm, kus me saamegi infot vahetada ja kus te saate ka oma nii rahulolu kui rahulolematust väljendada. Et palun julgesti, et me võtame seda rõõmsa väljakutsena. Nii, ja lähme siis esimese ettekande juurde. Kui nüüd mõelda tõenduspõhisele tegevusele ehk siis praktikale tervishoius, siis me natuke puudutame tänases ettekandes raviteekondi, ravijuhendeid, otsusetugesid. Ja kui raviteekonda mina oma mõttes võrdlen nagu natuke elukaarega, et see on see patsiendi teekond, selle asja nimi võiks olla ka patsiendi teekond, mitte raviteekond, sõltub kummalt poolt vaadata, siis tegelikult see raviteekond ikkagi elukaar ei ole, raviteekond on pigem üks lõik sellest ühe terviseprobleemiga ja sellega seostuvate probleemidega seotud osa, aga ta on ikkagi mingi protsess. Mingil hetkel selle teekonna peal tulevad mängu ravijuhendid, mingi situatsiooni lahendamiseks, näiteks mingi haiguse diagnoosimiseks, soovitused, juhised, ravi alustamiseks, ravi jätkamiseks, kui esmasest ravist pole olnud kasu, nii et ravijuhendid tulevad teekonna peal mängu mingitel hetkedel. Ja ravijuhendid kasutab eelkõige arst. Otsusetoed on samamoodi arstiabimehed. Nad on konkreetsetel hetkedel konkreetse patsiendi käsitluse juures. Nii et mina alustan kõigepealt rääkimist ravijuhenditest ja lihtsalt sellepärast, et neil on Eestis kõige pikem ajalugu. Nüüd aga natuke veel väike enesereklaam, aga ma loodan, et sellest on kasu mitte ainult minul tore reklaamida, vaid ka teil võib-olla tulevikus meie abi kasutada. On olemas üsna värskelt selline asi nagu tõenduspõhise praktikakeskus. Ja see keskus asub Tartu Ülikoolis, Peremeditsiini ja Rahvatervishoiu Instituudis ja see on üks meeskond. Ja miks see keskus on tekkinud, on sellepärast, et Eestis on teadjaid ja tublisid tegijaid palju. Aegade algusest, no mitte päris nii kaua, kui mina ennast mäletan meditsiini vallas juba tudengina, et ega käsitlus- ja ravijuhendeid tehti ju kogu aeg. Neid tegid asutused, oma majasiseseid käitumisjuhiseid, tegid organisatsioonid, erialaseltsid ja samamoodi on kogu aeg sõlmitud ka asutuste seltside vahel kokkuleppeid, kuidas mingi terviseprobleemiga patsienti käsitleda. Aga seda tehti nii, nagu tegijad otsustasid teha.
Ja selles mõttes ei olnud ühtset süsteemi, ma ei öelnud, et ei olnud head süsteemi, aga need olid väga erinevad. Ja kui Eestis hakati riiklikult rahastama ravijuhendite koostamist, siis loodi selline üksus nagu ravijuhendite püsisekretariaat. Need ongi siis need metoodikud, kes teavad, kuidas praktikute küsimustest jõuda valmis tooteni ehk ravijuhendini, mis sisaldab soovitusi, kuidas vastavat patsienti käsitleda. Aga ajad muutuvad, riiklike ravijuhendite koostamise rahastuskraanid on vähemalt mõneks ajaks koomale keeratud ja samas elu nõuab muud tegevust ka. Nii et see ravijuhend või tõenduspõhise praktikakeskus tegeleb nüüd lisaks kõikvõimalike juhendite koostamisele. Me oleme ka teaduspartneriks, kui kes tahes mingi tegevuse sekkumise programmi omanik soovib kavandada uuringut, et aru saada, kui palju tema tegevusest kasu on, pärast neid andmeid analüüsida ja kas siis teadusartiklina avaldada või kuskil raportis või nii, et meie koostööpartnerid on praeguseks, kus me aitame siis uuringuid kavandada ja nende tulemustega tegeleda, on nii riigiasutused kui erialaseltsid, nii et ütleme, see ampluaa on lai. Ja me oleme laiendanud oma haaret ka väljapoole, otseselt tervisevaldkonda, võimalikud ennetustegevused lasteaedades, koolides, ütleme siin laste liikumist suurendavad sekkumised, toitumisele tähelepanu pööravad sekkumised, koolikius, vaimne tervis ja nii edasi. Nii et see süsteemsus ja metoodika levib väljapoole, loomulikult veidi kohandatud viisil, et sellega ikkagi reaalses elus hakkama saada. Ja tõenduspõhise praktika keskuse mõte on selles, et me koondame kompetentsi. Et kui nüüd teil on edaspidi kunagi mõni seda laadi soov või küsimus, mida ma siin ettekande jooksul mainin, siis te teate, kuhu pöörduda. Ja ettekande lõpus, ka slaididel, mis teile kättesaadavaks jäävad, on ka meie kontaktandmed. Ja meil on oma metoodika, mille järgi me juhendeid teeme. See tähendab seda, et me ei mõelnud ise välja, arvates, et meie teame, kuidas teha. Ja see The Great Approach laev on, ma ütleks, selline ookeanitanker, et väga suur laev, kus üle maailma on koos väga erinevad asutused, organisatsioonid tervisevaldkonnas, alustades Maailma Terviseorganisatsioonist, alustades näiteks kui ravijuhenditest räägime, maailma üks suurimaid ravijuhendite tegijaid, Ühendkuningriigi naisorganisatsioon ja nii edasi. Neid asutusi ja organisatsioone, mis kasutavad sama metoodikat, on praeguseks, ma julgen arvata, et läheneb sinna kuskile 150-le rahvusvaheliselt, nii et me sõuame koos väga paljude teiste tegijatega ja neilt ka pidevalt õpime. Ja see metoodika on pidevas arengus. Ei ole nii, et mõeldi välja ja nüüd kasutage, meid kogu aeg püütakse ikkagi mõistlikumaks teha. Ja Eestis ravijuhendite koostamisel on meil peaaegu juba 15-aastane kogemus ja uskuge mind, neid kitsaskohti ja siiani veel puudujääke teame meie veel kõige paremini. Aga teil on ka absoluutselt õigus need välja tuua, sest mida rohkem mingi asi kõlapinda saab, seda kiiremini selle asjaga võib-olla ka tegelema hakatakse. Ja ravijuhendid siis tõepoolest, et nii-öelda ajalooliselt Eestis on nad siis kõige pikema ajalooga abivahendid praktikule ja just nii ma palun neid võtta. Et vahel on neid kardetud ja seda on meil ravijuhendite koostamisel praktikud öelnud, et me anname välja justkui mingid käsulauad ja kui neid ei järgita, siis tuleb karistus või ütleme, et on asjad halvasti. Jah, vahel võib ka halvasti minna, kui asi jõuab õigusruumi ja mõned vaidlused, aga tegelikult meie näeme ravijuhendit tugi- või abivahendina, mis töötab enamikel juhtudel. Pean kohe ütlema, et selle nii-öelda põhivoolu korral, et loomulikult võib individuaalne patsient olla sedavõrd komplitseeritud juht või juhtum kaasuvate haigustega, mingite nüanssidega, et ravijuhendit ei saa järgida. See on väga-väga okei, sest mina siiralt usun arsti kunsti, mis ongi kogu olemasoleva info sünteesimine. Aga me vähemalt pakume mingid töövahendid, et kui kogemust on vähem, millelegi on tahtmist tugineda, siis juhend võiks see olla. Ja see süsteem ka Eestisse ühe metoodika kasutuselevõtt tekkiski selle tõttu, et tehti väga erinevalt. Ja ma ei ole kunagi perearst olnud,
aga ma kujutan ennast ette võib-olla just nagu perearsti rollis, kes puutub kokku niivõrd laia terviseprobleemistikuga, et maailmas võib olla väga häid juhendeid, aga kui mul on vastuvõtul patsient ja mul on mingi küsimus, siis vabandage väga, millisesse juhendisse ma lähen vastust otsima, niimoodi käigu pealt. Ja teine asi, et kui kõik need juhendid, need head juhendid on erineva süsteemiga, siis sealt see endale vajalik info kätte leida, seda usaldada, on väga raske. Nii et sellepärast on püütudki maailmas ravijuhendite koostajad on püüdnud nagu enam-vähem ühesugust süsteemi luua, et me räägiksime ühte keelt. Ütlen ka üle igaks juhuks, et ravijuhend on niinimetatud geneeriline termin. Ta tegelikult on patsiendi käsitlusjuhend. Lihtsalt toona, kui Eestis hakati riiklikult ravijuhendeid kindla süsteemi järgi tegema, oli käsitlusjuhendi termin ära võetud muu asja jaoks, me jäime ravijuhendi juurde. Mujal maailmas on nad sageli ka clinical guidelines, aga otsetõlge eesti keelde kliiniline juhend ei kõla ka väga hästi. Nii et nii nagu ma kasutan lühiduse mõttes arsti, mõeldes palju rohkemaid spetsialiste, nii me kasutame sõna ravijuhend, mõeldes tegelikult mis tahes terviseküsimusi, see võib olla ennetus, diagnostika, ravi, jälgimine. Nii et ja oma ravijuhendi nimetusega, lõpliku pealkirjaga me üldiselt püüame ära öelda, kui lai see haare konkreetsel juhendil on, missuguseid vastuseid sealt loota. Ja ütlen ühe asja igaks juhuks veel, et ravijuhendi orgaaniline osa on patsiendile mõeldud materjal. Kas ta nimi on siis patsiendi juhend, siis ta on pikem põhjalikum või me nimetame seda tänapäeval patsiendi infomaterjaliks, neid võib ühe juhendiga kaasas käia mitu, enamasti nad on sellised infovoldiku mastaabis, tänapäeval loomulikult juba ka elektroonselt kättesaadavad. Aga miks ma ütlen, et nii-öelda tervishoiutöötaja jagatav materjal? Sest kui me ravijuhendid teeme, siis me mõtleme ikkagi me arvestame patsiendi vajadusi ja tema probleeme, aga me mõtleme tervishoiutöötaja peale. Ja kui näiteks, tegemist on mingi väga tõsise haiguse diagnostika ja ravijuhendiga ja siis on visiit, kus patsient saab väga tõsise diagnoosi, millest ta enam kunagi lahti ei saa, terveneda ei ole võimalik, ja talle samal visiidil antakse ka info selle haiguse ravi kohta, ütleme, et see ravi on igapäevane, mitu korda päevas ja põhimõtteliselt surmani, siis seda infot on väga palju. Ja nüüd ongi ravijuhendi tegijad mõtlevad sellele, kas saaks anda kaasa mingi materjali, mis kinnistab seda juttu, mida tervishoiutöötaja on rääkinud. Patsiendid vajavad tegelikult palju rohkem infot. Aga ravijuhendiga koos ei tehta üldist infot, et mis see haigus üldse on, inimeste lood, kuidas nemad on sellega hakkama saanud, selline taustainfo, mida me ka arsti jaoks ei pane ravijuhendisse. Me ei pane ravijuhendisse õpiku või käsiraamatu infot. Me paneme praktilisi soovitusi ja me ei tee koos ravijuhendiga patsiendi materjale, mis räägivad kõik sellest haigusest ära. Kahjuks see lihtsalt nii on, igas mõttes ressursi piirangud. Mitte, et seda materjali ei ole vaja, aga ravijuhendiga koos oodake pigem seda, mida tervishoiutöötaja saab öelda, et mine vaata seda asja, meenuta sealt, siin on lisainfo, mis sa ise saaksid teha, seda laadi materjalid. Nüüd siin on loetelu sel aastal juhenditest, millega tõenduspõhise praktikakeskus tegeleb. Need kõik ei ole lõplikud pealkirjad, ma enne ütlesin, et me püüame pealkirjaga ära öelda, millega täpselt tegu. Pealkiri on lõplik siis, kui juhend kinnitatakse. Kuni viimase hetkeni võidakse seal veel midagi kohendada. Aga ma usun, et põhimõtteliselt on arusaadav, millega on tegu. Ja nagu te näete, ütleme nii, et soost ja saarest või väga kirju pilt. Ja värvid tähendavad siis seda, et need esimesed 2 rohelise alatooniga rida või juhendit on need, mis on sellel aastal valminud. 3. tuberkuloosijuhend on natuke heledam roheline, see on praegu kinnitamisel. Selle otsustuskogu käes, kes lõpliku heakskiidu annab, ta tegelikult on valmis meie vaatenurgast. Ja need niisugused sinakad või minu ekraanil vahel ka lillaka alatooniga, kõige suurem osa on tõsises töös olevad juhendid,
millega Tõenduspõhise Praktika Keskus praegu tegeleb ja meie kohustus on seda koostamist koordineerida, nagu ma ütlesin, et see protsess toimiks, et seal sees oleks asjakohane tõendus ja kõik muu ka veel arvesse võetud, mis vaja. Ja mõnel on siin sulgudes ajakohastamine, et 5 aasta tagant käivad meil juhendid värskenduskuuril, jällegi praktikud ütlevad, millised teemad seal vajavad lahtivõtmist, sest midagi on maailmas muutunud, kas mingi tõendus, mingi teaduslik info, Eesti tervishoiukorralduse olukord, nii et vaatame aeg-ajalt üle. Ja ma võiks öelda, et kõik need juhendid on lõpusirgel. Mõni rohkem, mõni vähem, aga nad ei ole ükski algusfaasis. Ja 2 kõige alumist, see niisugune roosakas-punakas alatoon ei tähenda mitte häirekella, vaid need on juhendid, mis lähevad töösse, aga jällegi töörühmad ehk inimesed, kes hakkavad tegelema asjaga, on praktiliselt koos, nii et nad on kohe-kohe startimas. Hästi kirju pilt, meie mätta otsast vaadates vahet ei ole, mis on teema, meie aitame sellest infotulvast ennast nii-öelda läbi närida praktikutel, nemad ütlevad küsimused, millele vastust tahavad, meie aitame vastuse leida ja soovituse kinnitavad või lõpliku vastuse annavad jällegi praktikud. Ja kuidas siis ravijuhend tekib või töösse võetakse? Keegi näeb selget vajadust ja ütleb selle välja. Ja ütleb välja mitte omade vahel, vaid annab sellest ametlikult teada. Kuni viimase ajani oli meil väga kindel süsteem, me igal aastal kogusime nii-öelda neid teemahuvisid, nimetame neid teemaalgatusteks, kuni 1. oktoobrini ja siis toimus valik, nii palju kui ressurssi oli ja ravijuhendite koostamine toimus Tervisekassa rahastusel, igal aastal me võtsime töösse 8 juhendit, mõned ajakohastamised, osa uusi. Nagu ma ütlesin, teatud kraanid on kokku keeratud, see süsteem enam ei toimi, aga välja tasub ikkagi öelda. Ja üks võimalus ongi võtta ühendust Tõenduspõhise Praktika Keskusega. Mina muidugi räägiks enne oma erialaseltsi või asutusega ka, et see kandepind on laiem. Aga siis meie käest uurida, et mis on võimalused, et uskuge, me saame anda head nõu ja sugugi mitte alati ei ole vaja asja, mille nimi on ravijuhend. Vahel on see tegelikult tegevuskokkulepped ja muud. Me oleme väga ratsionaalsed, meie eesmärk ei ole saada tööd juurde, meil on väga palju tööd. Nii et selles mõttes me anname loodetavasti asjakohast infot ja saame tuua ka näited, kuidas teised juhendid on koostatud, kuidas neile rahastus on leitud. Nii et ma ei ütle, et maailm on ideaalmaailm ja teil on mõte ja tuleb juhend, aga küsige nõu, anname loodetavasti asjalikku. Ja Tõenduspõhise Praktika Keskus aitab siis ka nagu seda rahastuse poolt jällegi nõu anda, raha meil kahjuks ei ole. Ja selgitame välja ka selle, kuidas vastaval teemal saaks juhendi kõige väiksema vaevaga. Ja see ei ole mitte meie laiskus, vaid see on ressursside optimeerimine või ratsionaalne kasutamine. Ja ma lihtsalt viskan õhku, te ei pea seda mõistet sugugi meelde jätma, aga see sõna development on tegelikult uudissõna, mis on kokku pandud ingliskeelsetest sõnadest, 3 sõna ma tõin välja, ja ravijuhendites kasutatakse nagu nii-öelda 3 võimalust või 3 teed. Üks on see, et me võtame üle rahvusvahelise juhendi, tõlgime ära eesti keelde ja nii on. Vahel on see väga hea, vahel ei pea isegi tõlkima, kui on eriala, kus Eestis on 5 arsti, siis, ja Euroopas on hea juhend, siis ütlekski, et leppige omavahel kokku ja järgige neid soovitusi, kui see on tehtav. Teine variant on, et me kohandame, adapteerime Eesti vajadustele juhendi. Me ei võta kunagi üle soovitust nii-öelda pimesi, et Euroopa vastav erialaseltsi juhend ütleb, et tehke nii. Me pimesi mitte kedagi ei usu, aga ma ütleks, et see on eluterve, isegi mitte skepsis, vaid eluterve, ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Me vaatame, mis on soovituse taga. Me vaatame seal olevat tõendust, mille põhjal see soovitus anti, me vaatame teisi kriteeriume, millest ma ka kohe räägin, ja see tähendab siis seda, et me kasutame ära teiste poolt tehtud tööd. Kui kuskil on tõendusmaterjal välja otsitud, ära sünteesitud, selle kvaliteeti hinnatud, me kasutame ära. See on ravijuhendite koostamise maailmas väga kena, eluterve rahvusvaheline praktika. Ja kui on vaja, me otsime värskemat infot juurde, kui on mingi nüanss, mis Eestis on teisiti, me otsime juurde.
Pluss me vaatame, mida seal praktikud on asjast arvanud ja vaatame, et kas nende arvamused kehtivad ka Eestis või meil on mingid teised nüansid. Ja kolmas võimalus, et alustame nii-öelda nullist, ütlen ausalt, et seda me tõesti ei taha ja ka ei tee, küll aga kombineerime me sageli neid 2 viimast varianti, kuna on mõni küsimus, mida teistes juhendites ei ole käsitletud, aga Eestis ta vajab hetkel lahendamist. Siis me esitame oma küsimusi ja alustame tõenduse otsimist nullist. Nii et mida väiksema ajakuluga, ressursikuluga me hakkama saame, seda rõõmsamad me oleme. Aga uskuge mind, kui minna ka väga lugupeetud asutuste ja organisatsioonide juhenditesse sisse vaatama, siis ei ole põhjust arvata, et Euroopa või Ameerika juhend on parem kui lõpuks see, mis Eestis valmis saab, sellepärast et kõikjal teevad neid inimesed. Ja sealt avastab huvitavaid asju, aga see on meie kui metoodikute oma professionaalne mõnu avastada teiste puudujääke, et see ei ole, mitte nad on halvad, vaid lihtsalt me kõik oleme inimesed. Igaks juhuks meenutan veel üht asja ja see on, ravijuhendis on 2 sorti soovitusi, kliinilised ja praktilised. Kliiniline soovitus ütleb midagi, mingit meetodit, vahendit, siis me ravimit, sekkumist, mida kasutada, sisuline soovitus. Praktiline soovitus ütleb, kuidas teha. Ja kuidas teha tähendab seda, et kuidas midagi mõõta, kuidas anamneesi võtta, mis küsimused näiteks alati ära esitada, kuidas objektiivsel läbivaatusel, millele kindlasti tähelepanu pöörata. Ja töörühm püüabki kokku panna sellise optimaalse komplekti, millega vastuse saab kätte, mis on vaja patsiendi käsitluseks, aga et ei oleks nii-öelda liiga laialivalguv, liiga palju infot. Jällegi rohkem ei ole parem. Optimaalne komplekt on hea. Ja teine asi, praktiliselt soovitud, millal patsient edasi suunata, kelle juurde. Mis peab olema enne tehtud, näiteks perearsti juures, kui ta läheb edasi e-konsultatsioonile, et ka see pannakse ravijuhendites kirja. Kliinilise soovituse puhul me läheme otsima tõendusmaterjali. Aga ma kohe neid nii-öelda punkte on siin väga palju, mida veel kliinilise soovituse puhul arvesse võetakse, aga ma tükeldan selle loetelu nagu teie jaoks ära, et siis ta on lihtsam hoomata. Need 2 esimest punkti, mida me alati iga soovituse puhul igas ravijuhendis arvestame, ongi siis see teaduslik tõendus. Me tahame, et meile huvi pakkuvad sekkumised, näiteks esmane ravim või ravikombinatsioon oleks tõhus. Me tahame, et tast oleks mingit kasu. Samas me tahame veenduda, näiteks kui me senise kuldstandardi pealt arvame, et lähme üle mingile uuele ravimile, me tahame, et tal ei oleks ka kõrvaltoimeid rohkem. Me vaatame seda kasukahju tasakaalu, see tuleb teadusuuringutest. Aga teine punkt on väga oluline. Me hindame ka ära, kuivõrd me võib-olla neid väga säravaid arvulisi tulemusi võime üldse usaldada. Ja see, et uuringu kvaliteet meie jaoks ei ole väga hea, ei tähenda seda, et mujal on rumalad teadlased, kes teevad pidevalt puudujääkidega uuringuid, vaid asi on selles, et see uuring ei tarvitse rääkida täpselt sellest, mis meid huvitab. Võib-olla patsientuur või uuringusse kaasatud inimesed ei ole täpselt need, mis meid huvitavad või mis iganes. Nii et see kvaliteet võib olla meie jaoks mitte väga hea, lihtsalt sellepärast, et ta ei räägi asjast täpselt. Alati me vaatame patsientide vaatenurka iga soovituse puhul. Teadusuuringud võivad näidata uue raviviisi eeliseid senise ees. Teie arstina võite olla selles veendunud, aga kui patsientidel on mingid oma seisukohad, mis iganes põhjustel, uskumused, arusaamad, neid tuleb arvestada. Ja võib-olla hästi selline lihtne tegelikult hetkel nagu välja mõeldud näide, et kui senine ravi kroonilise haiguse puhul oli näiteks, ütleme, tablettravi 2 korda ööpäevas iga päev ja uus ravim on süstitav depooversioon kord nädalas süst, aga selleks tuleb tulla kohale näiteks mitte lihtsalt perearsti juurde, vaid mingisse suuremasse keskusesse, ütleme statsionaarsesse asutusse, siis patsiendid võivad öelda, et ma krõbistan rõõmsasti edasi, minu jaoks see töötab, mul on süsteem paigas, see, et ma pean kord nädalas tulema kusagile, võib-olla kaotan töö koolipäeva või ei ole mul transporti väga hästi, see võib olla tema jaoks takistuseks. Ja seda peab arvestama, et ei ole mõtet ju sellisele patsiendile soovitada, et sa pead seda uut võtma, vaid siis on hea ravi.
Ja kulude puhul samamoodi, ravimite omaosalus näiteks või jällegi transport kusagile kohale tulekuks. See peab alati kuskil kuklas olema, et kas me saame uut ravimit, mis ei ole veel näiteks piisavalt suure soodusmääraga kroonilise haige jaoks, kas me saame seda esmavalikuna soovitada. Ja kolmas komponent, mida me alati arvesse võtame, on see tervishoiusüsteemi poolne vaatenurk. Jällegi kulud, et kas Eesti riigi rahakott ikkagi võimaldab kõigile selle diagnoosiga patsientidele näiteks uut ravimit. Või arvestades meie reaalset elu, me peame keskenduma kõige rohkem abivajajatele. Õiglus, võrdsus tähendab seda, et me korraks mõtleme, et ega me kellestki oma väga toreda soovituse, tõenduspõhise ja patsientide meeldiva soovitusega siiski nii-öelda üle ei sõida. Ja ajalooline näide on kunagi, kui oli astma kahtlusega patsiendi käsitlusjuhendi tegemine, mõeldud perearstidele, siis kõik teadsid juba tollal, et kuldstandarduuring on spiromeetria, mis astmadiagnoosi kinnitab. Aga tollal ei olnud spiromeetrite kättesaadavus Eestis selline, nagu ta on praegu. Ja anda soovitus, et astmadiagnoosi peate kinnitama spiromeetrilise uuringuga, oleks olnud ülesõitmine teatud kaugemate piirkondade inimestega, kes ei pääse spiromeetrilisele uuringule, näiteks tollal Lõuna-Eestist Tartu linna. Ja sellepärast anti see soovitus toona selline pehmem, et kui kuidagi ikka ei saa, siis pehmeetria ajab ka asja ära. Nii et selles mõttes jällegi arvestati seda reaalset situatsiooni. Vastuvõetavus tähendab vastuvõetavust, mitte siin ei ole niivõrd mõeldud patsiente kui teisi osapooli. Mingil perioodil kippus nii olema, et teatud eriala tegi juhendi ja andis soovituse, et las see nii-öelda patsiendi käsitlus algab perearsti juures. Las perearstid sõeluvad. Las nad küsivad, las nad siis, või mõnel juhul, et jälgimine läheb perearstile. Aga kui seal ei ole seda ajaressurssi või siis ka raharessurssi, siis ei saa seda niimoodi automaatselt teha, see peab olema vastuvõetav kõigile osapooltele, keda see soovitus ka puudutab. Ja teostatavus. Väga tore teatud probleemidega inimene suunake alati kliinilise psühholoogi vastuvõtule. Aga kui piirkonnas on teada, näiteks Eestis on piirkondi, kus ei ole kliinilist psühholoogi, siis ei ole mõtet juhendisse panna soovitust, et saatke kõik sinna. Ja siis vahel see soovitus tulebki natukene pehmem, et võimalusel saatke või mõeldakse konkreetsetele lahendustele, mis siis Eestis päriselt toimivad. Nüüd annan ma ka lühidalt sõna üle kolleegile Urmelile ja ma teen tema tutvustuse ära nii kaua, kui ta tuleb, et Urmeli on meie noor teadlane. Tal ei ole aega oma doktoritöö lõppviimistlust teha, sest tal on nii palju tööd tõenduspõhise praktikakeskuses. Ja kuna tal tegelikult ravijuhendite kogemus ja tõenduse kogemus on väga pikk, siis ta on selle tõenduspõhise praktikakeskuse juhataja. Nii, palun, ma annan sulle puldile. Nii, ma loodan, et mind on sama hästi kuulda, kui Kaja-Triin oli, et aitäh Kaja-Triin, et lisaks sellele, et ta on mu kolleeg, on ta ka mu ülemus, et väga tore, et ta usaldas mind täna siia rääkima ja tere hommikust kõigile ka minu poolt. Et tõepoolest, et ma täna räägiksin teile natukene raviteekondadest, et kuigi ravijuhendite koostamise kogemus on mul tõesti pikaajaline, et esimene ravijuhend, millega siis mul õnnestus või mis tegi mind väga õnnelikuks, millega ma kaasa töötasin, oli siis aastal 2014. Et kui meil siis umbes 15 aastat kogemust on, et siis selles 15 aastas umbes 11 aastat on mul õnnestunud siis ravijuhenditega kaasas käia. Ja selles mõttes, kui me räägime ravijuhenditest, siis nii endine siis püsisekretäriaat kui ka praegune siis tõenduspõhise praktikakeskus ravijuhendite vedamisel ja koordineerimisel on tõesti siis nii-öelda ravijuhendite omanik, et kuigi ravijuhendite sisu ja soovitused annavad ikkagi töörühm ja ravijuhendid kinnitab ravijuhendite nõukogu, siis seda protsessi veame ja juhime meie metoodikud. Lisaks sellele, eks siis olla sellele metoodilise poolele. Kui me nüüd räägime raviteekondadest, siis tegelikult raviteekonnad ei ole nii-öelda meie omad või meie omand. Et raviteekondade selline protsessi juhtimine on ikkagi Tervisekassa all, ja Tervisekassa siis veab seda protsessi, veab ravijuhendite koostamist ja meie siis esimest korda see aasta ka sinna panustasime. Et kuigi ravijuhendite ja raviteekondade selline
eesmärk on ühtne, eks ole. Et ravijuhendit koostades tõesti meie eesmärk on ka see, et ühtlustuks siis ravi kvaliteet, eks ole, nii esmatasandil kui eriarstiabis, et paraneksid siis patsientide tervisetulemid, kui ka see, et siis oleks ressursi kasutamine optimaalne, aga see, kuidas need kaks erinevat asja seda teevad, on täiesti erinev. Ja ravijuhendil ei ole ka sellist konkreetset algust ja lõppu. Kui me raviteekonnal just on, et raviteekonnad on hästi piiritletud siis ajaliselt ja neil on konkreetne siis sisenemispunkt patsiendile ja ka siis väljumispunkt. Aga kui me mõtleme nüüd tagasi raviteekondadele, siis raviteekondasid on tõesti Eestis, ravijuhendid on tõesti Eestis siis koostatud juba väga kaua ja ma usun, et siin saalis on ka päris palju inimesi, kellel ravijuhendi koostamise kogemus on ja kes teavad, mis need ravijuhendid siis on. Raviteekondade koostamise kogemus minul isiklikult on umbes 5 kuud. Ja ma kujutlen ette, et siin saalis on ka palju vähem inimesi, kes on siis raviteekondade koostamisega kokku puutunud. Et raviteekondi Eestis praegu koostatud on küllaltki vähe, et olemasolevad raviteekonnad on insuldipatsiendi raviteekond ja endoproteesimise raviteekond, mis on nii-öelda selline raviteekondade standard praegu Eestis. Ja nüüd siis 2024 aastal vedas Tervisekassa raviteekondade kiirendiprogrammi, kus olid siis 6 raviteekonda ja need raviteekondades siis 3 valiti ka välja, mis lähevad siis loodetavasti ka piloteerimisele ja käiku. Et kui me mõtleme nüüd raviteekondade peale, siis raviteekondadel on hästi kindlad eesmärgid. Kui me mõtleme ravijuhendite peale, siis ravijuhenditel on ka hästi kindlad eesmärgid. Lihtsalt see, kuidas nad neid saavutavad, on natukene teistsugused. Ja raviteekonnad ja ravijuhendid, ma ütleks, et ei saa üksteiseta hakkama. Et see, et meil on nüüd ravijuhendid, ei tähenda seda, et meil ei oleks vaja raviteekondasid ja see, et meil on raviteekonnad, ei tähenda seda, et kaovad ära ravijuhendid. Et raviteekonnad on tõenduspõhised, eks ole, ja kuskil see tõendus peab siis tulema. Kas ta tuleb nüüd Eesti ravijuhenditest või ta tuleb kuskilt rahvusvahelistest ravijuhenditest, see ei ole nüüd siin juurest kõige olulisem, aga raviteekonnad on täpselt samamoodi tõenduspõhised. Aga kui ravijuhendi ülesanne on anda siis selliseid soovitusi, olgu nad siis tõendusel põhinevad või praktilised soovitused, siis raviteekondade ülesanne on hoopis teine. Et vastavalt sellele tõendusele, mis siis seal taga on, selle haiguse või sihtrühma käsitlemisel, peaks raviteekond hoopis siis käsitlema neid protsesse või kuidas siis nii-öelda need soovitused rakenduvad. Et kui ravijuhend ütleb, et kasutage esmavalikul seda ravi, kasutage teisel valikul seda ravi või kui siis te olete jõudnud juba 3. ravivõimalusse, et suunake nüüd patsient näiteks siis eriarsti vastuvõtule, siis raviteekond on siis see teekond, kus siis see patsient, eks ole, siseneb. Et alguses ta ongi esmatasandil, ja millal ta peaks siis liikuma, eks ole, eriarstiabisse, millal kellega ta peaks suhtlema. Et raviteekond ilma selle tõenduseta eksisteerida ei saa ja raviteekond iseenesest on ikkagi selline protsesside koordineerimine, protsesside optimeerimine ja siis selline selge teekond, mille kaudu siis patsient jõuab ühest etapist teise. Ja mõnikord ta jõuab esimesse etappi tagasi. Ta on hästi piiritletud, tal on selge sisenemise nii-öelda ajaline periood ja selge ka siis sealt välja tulemise periood. Mis kasu on ravijuhenditest? Mis kasu on raviteekondadest ja mida siis metoodikud nii-öelda teevad selleks, et need ravijuhendid ja raviteekonnad oleksid siis ka klinitsistidele kasutatavad ja rakendatavad.
et kui ravijuhendite raames tõesti metoodikud siis koondavad selle tõenduse, et töörühm saaks need soovitused anda ja juhivad ka seda protsessi, siis raviteekondade juures oli meil hoopis teistsugune roll. Et lihtsam oli nende raviteekondadega, kus olid Eestis ravijuhendid juba all, et seal tegelikult see raviteekonna meeskond meie abi väga palju ei vajanud. Et soovitused olid antud, kõik teadsid, kuidas see ravi peaks siis käima, aga mis siis sellel raviteekonnal oli vaja paika panna, oli see, et kuidas see patsient siis sellele teekonnale siseneb, kes temaga kui palju tegeleb, millal ta siis peaks minema esmatasandilt eriarstiabisse ja millal ta siis võib-olla peaks esmatasandile tagasi sattuma. Raviteekondadel, millel nüüd ravijuhendit ei olnud all või siis millel oli see osaliselt all, oli meie roll suurem. Et aitasime siis meeskondadel sõnastada need kliinilised probleemid ja kliinilised küsimused ja tegime siis neile sarnast tööd, nagu me teeme ravijuhendites, ehk siis me koondasime selle tõenduse, sünteesisime selle tõenduse ja siis neil oli võimalik nii-öelda nendest takistustest seal raviteekonnal edasi minna ja aru saada siis, et kuidas ja kuhu see patsient peaks liikuma. Aitasime ka siis neid seireindikaatoritega, mis on meile ravijuhenditest juba väga tuttav teema, et iga ravijuhendi rakendamisel siis seireindikaatorid välja töötatakse, aga aitasime siis ka hindamisinstrumentide kaardistamisel ja see hindamisinstrumentide kaardistamine võib-olla oli natukene sellisem uudsem teema ja kindlasti osaliselt ka selline teema, mida me ravijuhendite korral ei näe, et ma usun, et te kindlasti kõik olete juba kuulnud uutest populaarsetest terminitest nagu PROM-id ja PREM-id, et patient reported outcome measures ja patient reported experience measures, et siis raviteekonnad on ka nii-öelda sellised sekkumised, mis siis hindavad ka pärast seda, kuidas patsient on siis kogu selle teekonnaga ja kogu selle protsessiga rahul. Et ravijuhenditega me päriselt seda ei tee, aga raviteekondades siis patsientide sellist hinnangut arvestatakse. Ja näidis siis ühest mitte võib-olla nii tüüpiliselt esitatud raviteekonnast, aga siin on Tervisekassa koostööd teinud siis EKA-ga, kes pani kokku ka sellise kunstilise raviteekonna ja nagu näete, see on väga selline konkreetne, samas väga detailne. Ja siin on siis tõesti sellised ajad märgitud, et kes on need osapooled ja ajad, millises etapis see patsient peaks olema, kui kaua, kes seal etapis peaks siis temaga tegelema, millal ta peaks siis edasi liikuma, millal ta peaks vajadusel siis tagasi liikuma ja mis on siis need probleemid või probleemsed kohad, mis seal võivad olla ja kuidas siis nendega tegeleda. Et hästi selline kena raviteekond vähemalt visuaalselt. Ja teine asi, millest ma tahaksin natuke rääkida, on siis ka otsusetoed, millega jällegi meie meeskonnal on palju väiksem kogemus. Et otsusetoed on siis sellised infotehnoloogilised lahendused ja ma usun, et enamus teist neid ka kasutavad ja kõige rohkem ilmselt kasutatakse ravimite andmebaasi, eks ole, et aru saada siis erinevate ravimite koos- ja kõrvaltoimetest ja see andmebaas on küllaltki automaatne, eks ole, ja ta on integreeritud siis teie töösse. Ja otsusetoed on jällegi sellised asjad, mis aitavad täita samu eesmärke nagu ravijuhendid ja ka raviteekonnad, ehk siis ikkagi tagada patsiendile kõige kvaliteetsem ravi, patsiendi ohutus, arvestades siis ressursse. Ja nii raviteekondadesse kui otsusetugedesse otseselt siis ka ravijuhendid ja meie meeskond ka panustab otsusetugedesse natukene siis teistmoodi.
ja sellest ma natukene räägin ka ja sinna me oleme panustanud veel lühemat aega. Ehk siis need ravijuhendid, mis saavad kinnitatud eelmise aasta 3. kvartalist, nendega me siis nii-öelda sisendit ka anname. Ja otsuse tugedel on väga mitmeid tugevusi, otsuse tugedel on väga mitmeid piiranguid ja ma usun, et praegu meie panus ongi võib-olla kõige suurem siis nendele piirangutele. Et mida me oleme kuulnud ka klinitsistidelt, aga ma usun, et nüüd järgmised esinejad saavad ka sellest siis põhjalikumalt rääkida, on see, et otsuse tugede igasugused need lipukesed, et neid on liiga palju. Et kuidas meie meeskond siis nendesse nii-öelda panustama hakkab, on see, et nüüd need ravijuhendid, mis alates eelmise aasta lõpust kinnitatakse, et siis sellega seoses need algoritmid, mis seal süsteemis on, töörühmad vaatavad üle, osad algoritmid siis kustutatakse, mis Eestis ei ole kohased, osasid algoritme kohandatakse vastavalt siis sellele, mis töörühm arvab, et millal ja kuidas need lipukesed võiksid tulla ja vastavalt siis süsteemi võimalusele võib-olla osad lipukesed siis ka inaktiveeruvad siis, kui teatud tegevused on tehtud. Ja neid otsuse tugesid tegelikult Eestis lisaks siis, eks ole, nendele ravimite, kaastoimete otsuse toele, mis retseptikeskusega seotud on tegelikult alates 2020 aastast palju rohkem. Puudutab see tõenäoliselt rohkem esmatasandit, et nendel on, eks ole, see automaatne otsuse tuge, aga tegelikult alates 2023. aastast on ka siis olemas selline tervikteenus, eks ju, kus te siis Synbase'i kaudu pääsete ligi erinevatele siis EBM-i eesti keelde tõlgitud ravijuhenditele, Dynameedi ingliskeelsetele ravijuhenditele ja ka Eesti ravijuhendid on siis integreeritud sinna tervikteenusesse ja nad jooksevad nii esmatasandi otsuse toesse, kui nad jooksevad siis ka sinna Synbase'i kokku, et seal saab neid siis vaadata. Aga jah, meie roll seal on siis juba palju väiksem, aga ma arvan, et tänase sessiooni eesmärk on ka natukene see, et aru saada, et mis on meie vaade ja meie panus igasugustesse nendesse tõenduspõhistesse teenustesse ja mis on tegelikult selline praktiline kasu siis või mis on selline vaade, et täna saame me siis perearstide vaate, et palun. Nii, ja kõigi nende andmebaaside ja asjade osas jällegi võite küsida, kui guugeldada ise otsida üles, kes on nii-öelda omanik, põhimõtteliselt siit paljudki haldab Tervisekassa, aga alati võite ka küsida meie käest tõenduspõhise praktikakeskusest, et kus ja mis. Nii, ma annan üle klikkeri ja nüüd siis praktikute vaade abivahenditele ja tõendusele nendes abivahendites. Tervist, mina olen Marje-Oona Rännilinna keskuse perearst ja olen ka Tartu Ülikoolis peremeditsiini kaasprofessor ja pean tunnistama ka seda, et olen päris mitme ravijuhendi juures olnud nagu töömesilase rollis, olen olnud sekretariaadis ja viimasel ajal rohkem mõne ravijuhendi töörühmas. Tervist, mina olen Gerhard Krents, perearst Medikumis ja praegu doktorant Tartu Ülikoolis. Nii. No. Ja sellist tunnet me ikkagi arstina ju tunneme. Üks kirjandusallikas ütles seda, et kui 1950. aastal oli teaduskirjanduse pealetulek meditsiiniteadustes selline, et umbes 50 aastaga võis arvata, et see hulk kahekordistub, siis 2020. aastate alguseks oli see umbes 2 kuud ja ma arvan, et võib-olla tänaseks on ta isegi veel lühem see aeg. Nii et arstina meil on võimalik peita pea liiva sisse, nokkida võib-olla mõnda tera, mida kusagilt juhuslikult võib-olla on nagu näha, või üritada seda kuidagi ikkagi nagu teha koostöös masinate abil ja kindla metoodika abil, nagu selle viimase pildi peal on. Ja perearsti seisukohast siis tookski välja algatuseks võib-olla mõned
sellised punktid ravijuhendi sisu kohta, mida me tegelikult ju väga-väga hindame, et meil sellised ravijuhendid Eestis olemas on. Nii ravijuhendid kui ka raviteekonnad siis aitavad käsitlust ühtlustada, et me saame asjadest kõik Eestis ühtemoodi aru, et ravijuhendite tegemisel tegelikult hästi väärtustatakse tõenduspõhisust, kasutatakse hästi tunnustatud ja usaldusväärset metoodikat ja see on tegelikult võimaldanud ka seda, et hästi palju tervishoiutöötajaid Eestis on kursis tänu tööle ravijuhendite juures sellega, kuidas ikkagi seda teadusmaterjali hästi kvaliteetselt otsida ja hinnata, nii et see on hästi positiivne asi ja kuna me teeme koostööd, enamasti nagu Tervisekassa toel oleme teinud ja siin Tartu Ülikooli juures, siis tegelikult see kollektiivne aju kindlasti suudab välja mõelda paremaid asju kui võib-olla üks erialaselts üksinda. Ja kui me vaatame nagu sellist suuremat pilti, siis see aitab minimeerida ka kõikvõimalikke huvikonflikte, olla selle asja juures objektiivne, vähendada erinevaid tajuvigu. Me teame, et üks levinum tajuvigu on meil tegelikult kinnituskalduvus ehk confirmation bias. Kui me midagi juba kaldume arvama, siis me leiame selle kohta ka hästi palju materjali, mis hoiab meie olemasolevat seisukohta, aga sellised kindla metoodikaga tehtud ravijuhendid viivad selle jälle võimalikult objektiivsele alusele. Ja kõige selle ravijuhendite tegemise juures on ka alati olnud juures koolituste pool, nii et need koolitused on kindlasti aidanud seda infot palju rahva hulka viia ja sellest on olnud jällegi käsitluse ühtlustamisel suur osa. Aga kui nüüd natukene üldiselt meie samm on ju hästi tugev ja kiire ja entusiastlik, aga võib-olla selles sammu sandaalis on natukene kruusaterasid ka, et asi oleks pisut põnevam, siis võib-olla ikka negatiivsetest pooltest ka pisut. Kõigepealt see koostamine on hästi ressursimahukas. Kui hakata juhendit tegema, siis see algab tegelikult nende kliiniliste küsimuste väljamõtlemisest, mis on hästi sellise kindla formaadi järgi ja nende küsimuste järgi siis minnakse tegelikult ka selle ravijuhendi tegemisega lõpuni ja kui vahepeal tekib mingi ideega, seda sinna väga hästi lisada nagu ei saa. Ja ravijuhendi tegemise ajast ei olnud siin praegu juttu, aga minu enda kogemus on see, et alguses oli see umbes 2 aastat ja praegu on, ta 2 aastat enam ei ole, ta on natuke lühem, aga üldiselt ega ta alla aasta ei ole kah. Ja siiski see sisu vananeb kiiresti. Ma toon näite ravijuhendist, mille juures ma ise olin ja mis tegelikult on möödunud aastal vastu võetud. See on infektsioonhaiguste ravi- ja diagnostika algoritmid hingamisteede ja uroinfektsioonide osas. Ja kõigepealt uroinfektsioonide osas on meil tulnud kasutusele modifitseeritud vabanemisega nitrofurantoiin ja seal ravijuhendi juures on väga hea tabel antibiootikum raviskeemidega, aga me ei ole siiamaani saanud seda sinna skeemi nagu sisse pandud. Et see võtab aega. Ja teine asi on see, et kui meil see ravijuhend valmis sai, me panime sinna teaduskirjanduse ja tõenduse alusel tugeva soovitusena, et pneumoonia antibiootikum ravi on vajalik ravida siis amoksitsilliiniga. Aga meile tuli mükoplasma pneumoonia puhang, see ravijuhendis kusagil sissejuhatuses niimoodi, kui väga otsin on kirjas ka, et haiguspuhangute ja tarnehäirete korral need soovitused ei kehti, aga ma kardan, et praktiline kasutaja ei leia sealt üles ja vaatab, et amoksitsilliin, aga see ei tööta mul ju praegu. Ehk et antud olukorras võib-olla see ei ole kõige abistavam soovitus. Ja ravijuhendi üldine mure, see ei ole nüüd Eesti mure, vaid üldine mure on see, et ravijuhend on natuke nagu silotorn, et ta läheb sellest ühest probleemist ja ta midagi kõrvalt võtab raskesti arvesse, et kui on patsiendil ikkagi palju haigusi, siis on teda palju raskem käsitleda. Ja mingis mõttes on natukene nagu sellist, ma ütlen, kruusaga selle vahel, et mis asi on nagu see sisu ja see kõige parem esitlus ja missugune on siis see metoodiliselt korrektne juhend, et need ei ole päris võrdusmärgiga, et need on tegelikult justkui nagu siiski võib-olla 2 erinevat asja. Ja siis kui me mõtleme nendele hästi kvaliteetselt ja hästi koostatud ravijuhenditele, millega on palju vaeva nähtud ja praktikutega koostööd tehtud, et siis tekib ka küsimus, et kas need ravijuhendi soovitused on ka tegelikult rakendatavad meil siis praktikas. Ja kui me mõnda ravijuhendit vaatame, siis ka koostajad ise arvavad, et ei ole.
Et siis näiteks aktiivsus-tähelepanuhäire puhul ravijuhendis on toodud välja mitmete küsimustike kasutamine, mida Eestis ei ole valideeritud, nii et soovitus on, aga kasutada ei saa. Või siis näiteks mõni on natukene teistsuguse trikiga, et näiteks nikotiini- ja tubakatoodete tarvitamise siis loobumise ravi või see käsitlusjuhend soovitab kasutada rühma nõustamist teatud grupil, aga kahjuks Eestis niisuguseid rühmasid ei eksisteeri, vähemalt sellel hetkel, kui ravijuhend välja anti. Et siis ja see kehtib ka juhul ainult, et kui patsient siis oma sõbraga tuleb või siis pereliikmega ja siis kahekesti mõlemad suitsetavad ja siis saab mõlemale soovituse anda, et siis loobuge koos. Aga järgmine küsimus on see, et kes meil seda juhendit üldse järgib või kes meist seda juhendit järgib, et kas meil on selline konsensus omavahelt sunfti sees ja kas see juhendipõhine käsitlus on siis valdav meie seas ja missuguse juhendi, kas selle Eesti juhendi või mingisuguse Euroopa juhendi, mingi Ameerika juhendi, missugust me järgime ja kas me järgime seda kõik ühtemoodi, kas me järgime samu osi sellest juhendist. Ja nii nagu eelkõneleja rääkis, et tegelikult raviteekond võiks siin kohal mõneti abiks tulla, et see on veel minule ka südamelähedane teema, kuna oma doktoritöö raames ma neid asju uurin, et kas see raviteekond võiks siis anda mingit struktuuri rohkem selle juhendile või kuidagi kontsentreerida, destilleerida seda ravijuhendit mingiks väga konkreetseks tegevusalgoritmiks. Aga siis tekib jälle küsimus, et kas see teekond vastab kõigile soovitustele, tõendusele ja kas me kõik järgime seda teekonda ühtemoodi. Eesmärk oleks ju ometigi, et optimaalne käsitlus tähendabki optimaalset teekonda, mitte ainult siis, et see ravi kvaliteet on parim saada olev, vaid ka, et see ressursse on kasutatud optimaalselt. No paraku on vahel nii, et peaksime selle võrdusmärgi asemele või panema, et peame valima, et kas optimaalne käsitlus või optimaalne teekond. Näiteks seesama endoproteesimise teekonna näide, mis on meil lihtsalt pikalt olnud kasutuses, sellepärast me saame siit näiteid tuua. Et meil siin noortel kolleegidel tekkis diskussioon, et kes siis teevad missuguseid uuringuid enne, kui nad e-konsultatsiooni esitavad ortopeedile selle endoproteesimiseks. Et mure oli selles, et ühel kolleegil lükati e-konsultatsioon tagasi, tema ei olnud ringkäriröntgenit teinud ja siis teised ütlesid, jaa, meie teeme alati ringkäriröntgeni, muidu lükatakse konsultatsioon tagasi. Siis seevastu jälle mõned ütlesid, et meie ei tee, see pole meie kohustus teekonna järgi, et me peame optimaalselt käsitlema, et sellepärast ju teekond ongi nii välja mõeldud. Lähtume siis teekonnast, vaatame, on ilus tabel. Tõesti, röntgenuuring kopsudest on lisas 2, aga ei täpsusta see ilus tabel, kes seda peab tegema. Otsime juhendist seest, siin on tõesti viide lisale 2. Ja vaatame, kus ta on. Ta on ortopeediaõe siis all. Aga juhtunud on see, et olgugi, et üks meist kolleegidest on tahtnud väga optimaalselt seda patsienti käsitleda, aga tulemus on see, et tegelikult venis kogu see protsess, kuna meie kasutasime erinevalt seda sama juhendit. Nüüd ravijuhendi vorm peab kindlasti toetama sisu ja võimalikult lihtsalt olema siis kasutatav nii veebis, suurelt arvutiekraanilt, mobiilis kui ka ta võiks olla meie otsustustoega ka võimalikult hästi integreeritud ja kõige selle suunas on hästi palju tehtud tööd, aga me tegime sellise väikse mitterepresentatiivse küsitluse ja siiski perearstid ei lähe mitte sinna ravijuhendi kodulehele, vaid lähevad tegelikult Synbase'i kodulehele või need, kellel on ligipääs up-to-date'ile, kasutavad väga sageli küsimuse tekkimisel just nimelt neid kohti. Synbase'is on ravijuhendid, Eesti ravijuhendid täiesti olemas, et sealt nad ilusti leiab ka üles ja konkreetse küsimuse puhul veel noorem põlvkond tegelikult kasutab ja ma arvan, et ka vanema põlvkonna hulgast inimesed juba ka küsimuse esitamist AI-le, tehisintellektile, näiteks Open Evidence või muud sellised vabavaralised
tehisintellekti vahendid. Nüüd jällegi toon näite sellest ravijuhendist, mille juures olen hiljuti olnud, et kuidas ta siis veebis välja näeb. Siin on hästi palju erinevaid osi ja see praktiline iva on just suure pealkirja all ravijuhendi soovitused. Ja neid saab siis nagu lahti klõpsata, aga iga ühte tuleb siis nagu natukene nagu klõpsida ja sellega võib-olla peab siis pisut harjuma. Ja omakorda selle ravijuhendi üdi on sageli tegelikult ravijuhendi lisades ja need ravijuhendi lisad, need on ka natuke erinevate juhendite puhul erinevates kohtades, et siin on nad tegelikult, see ei näita hästi, aga siin on nad tegelikult paremal all, aga mõnede ravijuhendite puhul on nad jällegi hoopis teistes kohtades, et seda peab siis ka nagu natukese järgi pidama. Ja teinekord on vaja hoopiski see PDF-fail alla laadida ja hakata sealt mingite otsisõnade abil otsima. Mis teebki sellele, et kui sul on up to date, sealt võib-olla on mõnikord nagu lihtsam leida. Nüüd, ma näitan siin ka võib-olla sellist näidet, kus metoodika minu arust ruulib üle praktilisest soovitusest, et ma näen, et on tehtud tõesti suurepärast tööd selleks, et hinnata, et kuidas ikkagi peaks olema teist tüüpi diabeedi diagnoosiga patsiendi ravi. Ja see on pandud kirja kokku 14 erinevas soovituses. Ja kui te hakkate nüüd seda siit otsast lugema, siis seda üdi on siit tegelikult töömahukas üles leida. Siin on praegu osa nendest soovitustest, kõik siia ekraanile ei mahtunud. Kõik on nad väga õiged soovitused. Nüüd hoopiski paremini õnneks on see kirjas siin lisas, toodud joonisel ja see on tõesti abistav, kuid jällegi võib-olla peaks vaatama seda pisut kõrvalpilguga, sest ma pean küll hetke mõtlema, et mida tähendab siin see sõna ebasobiv, mis kogu aeg läbi käib, et mis kontekstis seda nagu tõlgendada. Või näiteks mõni selline näide, et ma ei tea, võib-olla kõik teised ülejäänud arstid ja tervishoiutöötajad, kes siin on, teavad peast kohe, mis asi on kold 1, 2, 3, 4. Mina niimoodi kohe hopsti ei tea. Ja ma pean see on soovitus ravijuhendist, mida ma peaks kohe saama lupsti nagu kasutada, aga ma pean seda jällegi minema sellest suurest failist nagu otsima, et see võiks olla tegelikult kuidagi nagu hüperlingitud. Või selline näide, ma valisin ravijuhenditest lühendeid, mis ei ole ravijuhendi soovituses nagu lahti kirjutatud, mis kohe tulevadki tolksti nagu sellise lühendina. Jällegi, kui ma lähen otsima sinna lühendite nimekirja, milleks ma pean selle PDF-i nagu kas lahti võtma ja sealt otsima seda lühendit otsinguga või siis minema sinna vastavasse alalõiku, siis ma muidugi leian selle üles. Ja võib-olla kontekst ka aitab, aga kui paljusid neid lühendeid te kohe ütlete täpselt ära, et mis seal tegelikult nagu taga on või peab seda asja siis ikkagi mõtlema. Ja siit tegelikult ettepanek, et võib-olla mitte ei peaks olema ainult sisuretsensendid nagu on olemas, vaid võiks olla ka selline vormistuse retsensent, kes vaatab, et see oleks võimalikult optimaalne ja sellised juhendi sees ka linkimised oleksid võimalikult olemas, et leiad info ruttu kätte. Ma siit korra hüppan üle, sellepärast, et meil natukene on kiire. Aga et kui meil ravijuhend annab meile soovitusi, et kuidas me neid soovitusi kuidagi selliselt vormistame, et nendest patsiendile mingisugune abi saaks või patsient kuidagi mõistaks neid soovitusi nii, et kuidas nad on. Et oma olemuselt ju soovitused on lihtsalt mingisugune lugu. Olgu selleks see valges kitlis tegelane siin pildil või tehisharu või keegi nahkadest telgis viiruki suitsus klaaskuuli keerutav šamaan annab ka mingisuguseid soovitusi, siis inimese jaoks, kes ei ole, tõenduspõhise või mingisuguse teadusliku mõtteviisiga kokku puutunud, siis see kõik on lugu. See on lihtsalt mingisugune jutt ja aja jooksul on see jutt või sellel on alati mingisugune muu nagu abstraktne kontseptsioon välja mõeldud, et olgu selleks siis mingi must sapp või kollane sapp ja mingisuguste pahade vaimude väljalaskmine, aga see, miks ühte või teistmoodi peaks toimima, et see on nagu ajaloos olnud alati mingisugune kokkuvõttes lugu. Ja kõik need soovitused on mõnes mõttes ikkagi abstraktsed, nii kaua, kui inimene tegelikult
ju lõpuni sellest kontseptsioonist aru ei saa, sest igasugu retseptorid ja mingisugused ahenemised ja mingisugused põletikulised protsessid, neid ei ole näha. Need on kujutelm. Et meie jaoks on ilmselge, iseenesest mõistetav, loomulikult, see on kõik nagu tõenduspõhine. Me elame ja hingame kõike seda, aga kui inimene astub sinna meile kabinetti, eks ole, siis see on midagi muud tema jaoks. Lisaks, ehk siis võib olla väga keeruline nendel erinevatel inimestel või tähendab inimesel uskuda siis ühte ja mitte uskuda teist või kolmandat. Et see, et meil usutakse arste rohkem, on selline võib-olla ühiskondlik konstruktsioon rohkem, et see nii on. Mis on ju selles mõttes asjakohane, aga lihtsalt seda piirangut nagu peaks võib-olla tähele panema. Ja kui me neid soovitusi anname, siis tasuks ka võib-olla mõelda kohati, või niisugune filosoofiline küsimus, et kui palju meie isiklik kogemus meid tegelikult kallutab nende soovituste andmisel. Sest jällegi seda numbrit on ka meil, ennekõike, kes me oleme inimesed, keeruline mõista. Neid protsente, neid suhteid, neid riske, mida see tähendab tegelikult. Et näiteks, et me tõenäoliselt kõik oskame öelda, et mõne patsiendi kohta, et see oli täielik kasuistika. Aga kas see kasuistika mõjutab meie mingisugust valikut, et kui meie patsient saab näiteks olmesartaanist tsöliaakla sarnase enteropaatia või etorikoksiibi ordineerimise järgselt infarkti või me näeme näiteks metoklopramiidi tarvitamise järgselt patsiendil parkinsonistlikke sümptomeid ja ekstrapüramidaalseid häireid, et kas siis see mõjutab kuidagi seda, et kas me järgmine kord toome neid sümptomeid rohkem inimesele välja, valime mõne muu preparaadi, ka ravijuhendite soovituste järgimisel, kas kui me ei näe seda efekti oma silmaga, kas me siis anname selle soovituse. Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi tõeline kunst leida see viis või see sõnum, et mis siis motiveeriks seda patsienti neid ravijuhendi soovitusi või see tõendust või võimalikult tõenduse kohaselt toimima. Sest et lihtsalt nende numbrite esitamine on väga võib-olla keeruline mõista jällegi, et muidu sellised aparaadid nagu siin pildil ei töötaks, et teatavasti need slotimasinad annavad seal umbes 95–98% rahast tagasi, mis sinna sisse pannakse, nii et maja alati võidab, aga inimene, kes seda kangi tõmbab, tema ikkagi loodab, et sealt tema on see, kellel need 7 sinna ette jooksevad. Ja ka meil arstidena, ma usun, on keeruline mõista näiteks, mida tähendab, kui meile lihtsalt öeldakse, et suhteline risk on vähenenud 67%. Et see on tegelikult suur number, tundub, et ohoo, et tõesti võiks ju sellise soovitus anda, aga kui me näiteks visualiseerime seda kuidagi ja selliste mehikestena, mis võiks ka võib-olla patsiendile soovitusi andes kasuks tulla ja ka meil võib-olla aitab see paremini mõista, et siin mõlemal joonisel on suhteline risk vähenenud siis või ütleme siis eksponeeritute hulgas on suhteline risk 67% suurem kui mitte eksponeeritute hulgas, aga me näeme, et absoluutarvudes on märkimisväärne erinevus. Nii et ka selliste statistiliste numbrite esitamisel on sellest kohati keeruline aru saada. Ja kas lõpuks nende numbrite esitamine ja nende soovituste andmine on see, mis selle meie soovitusele paneb selle patsiendi rohkem siis seda tõendust järgima. Et lõppkokkuvõttes on see ikkagi üks lugu ja tehisaru oskab väga hästi lugusid rääkida, sest lugude rääkimine on üks väga inimlik omadus, me oleme seda alati teinud ja tehisaru on selle hästi ära õppinud. Nüüd on väike paus. Olete teretulnud tagasi 11.20 ja siis on siin spetsialistid, kes räägivad, kuidas selles infotulvas patsient oma info kätte saab ja võib-olla mis teie ette saaksite võtta. Nii et 11.20, palun.